Metsaomanikul on võimalus siis taotleda erinevaid metsatoetusi. Nad jagunevad siis kahte liiki: Euroliidu toetused ja siseriiklikud toetused. Siseriiklikud toetused on siis metsauuendustoetus, metsamaaparandustoetus ja Euroliidu toetustest on kõige suurem siis Natura toetus ja metsameetme toetus. Ühistu saadab oma liikmetele siis teavituskirja, millal see taotlusvoor algab. Seal on kaasas tabel, mis tuleb ära täita, on kaasas kasutusjuhend, kuidas seda teha. Ja kui ise sellega hakkama ei saa, siis tuleb võtta ühendust metsaühistu konsulendiga, tulla kontorisse ja koos see asi ära teha. On võimalik ka siis nendel metsaomanikel, kes ise selle tööga hakkama ei saa, ühistust tellida teenus ja ühistu siis aitab kogu selle töö ära teha. Metsaomanikud on need toetused väga hästi vastu võtnud ja see on mõjutanud positiivselt metsauuendust ja ka noore metsa hooldust. Ja tulevikku silmas pidades on just see kõige olulisem, et ka meie järgnevatel põlvkondadel oleks metsast kvaliteetset puitu saada.